Erinevalt teistest noortest Eesti Vabariigi edukatest alustaladest olete teie isegi ülikooli ära lõpetanud. Mina õppisin ajakirjandust ja näed, nüüd töötan ajakirjandusmajas. 90-ndat oli selles mõttes tore aeg, et igal pool nagu minu eakaaslased olid pumba juures, võib nii öelda, eks ole, et ma ise ka läksin ülikooli juba vist 4. kursuselt läksin ajakirjanikuna tööle ja kõik, keda ma tundsin enda vanused, kõik töötasid juba kuskil ja ajasid väga tähtsad asju, et mõned olid juba ministrid otsapidi. Nii et minu põlvkonnal nagu kõik sujus hästi, et me just siis, kui me alustasime, siis kõik muutus ja me võtsime selle muudatused kohe nagu plaksti omaks ja see oligi ainuke keskkond, kus me nagu olime olnud ja me ei osanud taga igatseda nagu seda mingit sellist privilegeeritud kirjaniku seisust, mis väidetavalt enne 90-ndaid oli, eks ole, ja koos sellega ka mingeid, ma ei tea, Klavlitis või KGB-s käimis, eks ole, et see maailm oli nagu otsa lõppenda, me ei oldki sellest osa saanud ja seetõttu meil see üleminek toimus väga valutult või mis üleminek, meie start antigi sel hetkel. Mingis mõttes 90-ndatel sai ju alguse mitte ainult see, et nüüd Eesti oli korraga vaba ja mitte enam ENSV, vaid tuli ju ka digirevolutsioon, mis tähendas kirjaniku jaoks seda, et 100 korda mõnusam oli kirjutada. Teistpidi ta jälle muidugi tähendas seda, et inimestel oli hoopis palju muud mõnusat teha oma arvutis ja telefonis, et ei olnud vaja enam lihtsalt patriotismist Eesti kirjandust kokku osta ja seda õhtul igavusest lugeda. Nii et nagu see on nagu üks asi, mis on ka väga oluline. Lisaks sellele, eks ole, et Eesti muutus nagu vabaks ja seetõttu võis nagu tõesti kirjutada seda, mida tahad. Et minu jaoks 90-ndat oli muidugi selline algusaeg, et eks ma tegin selliseid kirjutasin palju asju ja praegu tagantjärgi võib-olla kõigega enam kontakti ei leia. Nad tuli ära teha ja mul oli see õnn, et tegelikult ikkagi tööd oli hästi palju. Ja kõik nagu läks ka läbi. Et kui ma kirjutasin mingi näidendi, siis see ka ära lavastati ja tekstid ilmusid. Aga meil ei ole viiulit. Minul on alati viiul. Aga ma ei näe viiulit. Mis tähtsus sellel on, ta ju mängib. Mängib jah, kurans. Mina ikka hüppasin kohe sellisesse turumajanduslikku maailma ja minu jaoks oli kohe algusest peale loomulik, et teenid raha täpselt nii palju, kui raamatuid müüd ja mul nagu selliseid nagu mingeid uusi üleminekuid pole nagu olnud, et on lihtsalt selline pidev areng protsess. Ja nii nagu karikaturistil aeg-ajalt on see, et tal peab välja kujunema oma joon, et mulle tundus, et see kuskil 90-ndate lõpuks mulle siis kirjanikuna välja kujunes.